Tervist ja tere tulemast vaatama järjekordset videot. Alguses näitan ühte trenni, mis on sellel hooajal väga tähtis mulle. Siis räägin, kuidas mul spordiarstil läks ja kuidas hetke vorm siis on. Saan kõik testi tulemused teada ja arutame selle üle. Ja lõpus lähen mängime veits diski ja siis näitan ühe jõuharjutuse, mis kõikidele, kes tahavad suusutada või ükskõik sporti teha, võib kasust tulla, nii et alustame. Tänases trennis on mul siis kiirendused, aga täna on need natuke rohkem plahvatuslikumad. Aga samas loogika, ka kiirendusel, kui ma suusa peal teen, siis üks tõuge võiks olla väga plahvatuslik. Ehk jah, kiirendus, aga märksõna on plahvatusel. Ehk siis põhimõtteliselt ma võtan selle tõusu, mis siin on, ja tulen siit sammhüpetega ülesse. 4 korda ühes seerias ja 4 seeriat, ehk siis 16 korda kokku. Vaatame, kuidas see välja tuleb. No nii. Ai-ai-jaa, mõnus. Võtab ikka hingeldama küll. Pulss on ka üleval. Jah, ja nii läheb. Üles alla. Ja tuleb enda kordused ära teha. Nagu endale kõige hullem ei tundu. Ma ei tea, kuidas kaameras tundub, kas tundub kiire. Keegi kõrval oleks, siis oleks ka hea võrrelda, aga ma arvan, et praegu on okei. Tundub ok. Mis asi, mul läks juba meelest ära, mitmes see on. Kus see tehtud? Viimane seeria. Davai, ära aku saa veel täieks. Ma tulin lambist suht tühja akuga siia. Muidugi sai akku tühjaks, aga hea küll. Põhimõtteliselt suure osa nägite ära. Täitsa mõnus oli tegelikult. Siuke mõnus trenn. Jooksin ka peale, tegelikult isegi suht pikalt, mingi tund aega. No nii, ja täna on siis mul spordiarst. Olen jõudnud Tallinnasse. Mina pole Tallinnas siin varem spordiarstil käinud varem. Tuleb veits teistsugune, veits uuem, aga eks suures pildis kõik sama. Aga jah, saame siis teada, kuidas siin hetke vorm on. Kas olen sellest haigusest ikkagi korralikult välja tulnud ja vaatame üle, mis igatahes seisud asjad on. Paneme siis teised riided selga ja olemas siuke outfit, aga jah, tegelikult nagu nüüd, kui valmis olen, siis tegelikult on veits rohkem pinge peal kui tavaliselt. Ongi see, et tegelikult mu trennid on täitsa okeid läinud juba. Ma olen suht rahul, kuidas mu nagu vorm on, aga veits on ikka siuke hirmus, et kas äkki tuleb midagi, et veel on halvasti või midagi siukest või siis ka see, et ma pean täna maksi pingutama, mida ka. Okei, siin diskijooksu oli, aga jah, pole harjunud, aga täna peab kokku võtma ennast ja pingutama siis ikkagi seda maksimumi ka, et tegelikult seda nii-öelda täis maksimumi, et seda nii pikalt ei ole, et selles mõttes ei peaks hakkama saama. Ma olen neid spordiarste teinud, et saan, aga kuidagi uus ja huvitav ka vaata Tallinnas seekord. Jah, kahjuks ma ei tea, ma ei julge ju ilmselt kaamerit igale poole võtta. Ma loodan ja vaatame, äkki ma saan mingid klipid ikkagi, kui ma testi ka teen. Aga kui ei, siis näeme pärast ja räägin, kuidas mul läks. Jop, ma ei saanud. Ma ei julgenud küsida isegi. Aga nüüd on tehtud. Ja nüüd on hea meel, et on tehtud. Ikka see koormustest on paganama raske. Aga tehtud on. Aga ma praegu pikemalt ei räägi pärast. Praegu taastun ja lähen käin pesus ära ja siis ma saangi alles tulemused ja asjad teada. Ja ma täiega tahaks ja ma võtan endale eesmärgiks, et üks spordiarst, kus ma lähen, siis ma võtan ikkagi endale mingi inimese kaasa, kes saab filmida. Küsin arstilt luba, et ma tohin filmida, et ma arvan, seda protsessi oleks huvitav näidata. Aga räägin nüüd siis tagantjärgi tulemustest. Alguses siis erinevad sellised keha mõõtvad testid, kõik olid rohelises ehk korras. Kopsumahtu mõõdeti, mis on üles läinud, nii et see on väga hea. Siis vereproovist ja vereproovi näitajad olid õnneks korras. Enamasti need, mis olid aprillis üleval, need on nüüd alla tulnud, aga jätkuvalt on mul D-vitamiin natuke liiga madal, nii et jah, seda olen nüüd ma tarbinud ja loodetavasti läheb ka D-vitamiini tase siis normaalseks.
aga jah, siis vereproovi näitajad enam seda jama õnneks ei näita, mis oli mul siis märtsis. Nii et sellepärast võiks öelda, et on selles mõttes võiks olla sellega nüüd korras. No minu jaoks näitas juba see, et ma sain testi teha 100% ja testist rääkides siis oligi see, et koormustest on see, et iga 3 minuti tagant tõuseb koormus ja mina tegin siis 32 minutit, mida tegin ma siis täpselt ka aasta tagasi täpselt sama palju. Ma arvan, et see on pigem hea tulemus. Kartsin igast erinevaid asju, aga ma arvan, et eelmise aastaga samas kohas olla mai lõpus, kui ma eelmine aasta olin juuni lõpus, siis ma arvan, et see on pigem hea. Ehk jah, ma tegin selle testi mai lõpus ja nüüd on juba juuni lõpp, nii et jah, ma olen terve selle aja saanud ka korralikult trenni teha, nii et jah, test näitas, et kõik on hästi ja andis nii turvalise tule treenida. Sain ka teisi erinevaid huvitavaid näitajaid, näiteks maks pulss 208, suusatades ma ei saa kunagi nii kõrget pulssi, aga jooksu peal see lähebki kergemini ülesse. Lisaks sain paika siis enda aeroobse ja anaeroobse läve, mis on mulle väga tähtis trennides. Ehk jah, kokkuvõtteks kõik kokk ja võin rahus trenni teha, mida ma tegin ka siis peale spordiarsti, kui ma sattusin sellisesse kohta nagu Keila. No sõidad rahulikult rulli, vaata, lambist satud siuksesse kohta. Põmm, lennuk vaatab vastu. Okei, tegelikult ma olen siin varem ka käinud, see on lahe koht. See on üks põhjus, miks ma olen kunagi varem Keilas käinud. Ja jah, ma olen siin ääres pilti teinud. Mulle siuksed asjad meeldivad. Ja siit läheb ülipikalt kergliiklus ka, nii et ma vaatan, kus siit saab. Nagu tuled siit rullidega. Aga vaadake seda tõusu. Jumala korralik tõus. Ma sõidan üles nüüd. Väga korralik tõus. Väga mõnus nurk. Isegi raske nurk. Ma avastan Keilat, Võrgu plats, siin on tervisekeskus, jooksurajad tunduvad ülilahedad, isegi neid tahaks üle vaadata. Ja kui siin on talvel suusarajad veel, tundub hea. Aga jah, rull tehtud siin, vaatasin, vapsee, maksad 2 eurot, saad pesus ära käia, nii et tegin selle ära ja nüüd siin üleval peaks süüa saama, nii et see on kõhu täis ka ja siis saab Keila nii-öelda üle vaadatud või Keila terviserajad ja kõhu täis, siis saab koju minna. Aga vaatame, mis nad siin pakuvad. Tundub huvitav. No nii, peale pikka päeva discgolfi. Siuke pasta pannakse ette. 8 eurot siin. Aga nice, mul on see Keila täna nii hea tunde sisse andnud, et nii tore on olnud see on. Ja discgolf oli tore, rullirada oli tore, mind kergliiklust oli piisavalt ja siis söök. Kaunis. Ja küll, ma naudin. Ja siis lähen koju. Täna oleme siukses kohas nagu Vasalemma. Meil on 10 minutit aega ja vaatame, kas saame Olari. 10 minutit või? Kas ma olen taimeri ka või? Pane käima. Oota, ma ootan telefoni. No selles suhtes väga vahet ole, ma panen esimesega niikuinii ära ja... okei. Saab koju ära. Ongi nii või? Ei ole ju! Küll, ma panen ära, äkki küll. Ei, no haiselis ei pane midagi. Oi! Noh, igaks ju! Või sina? Tule alla. Ei! Kuna oli mul esimene. Okei, ma panen ka putteri siis. Puu. See ei ole võlvas. Ja see on! See on! On! Näe vaeva veits. See on! Ülarauda, noh! Range oli. Ja see on! Come on! Telefoni. Sain ka pihta vähemalt. No nii, kõik olime väga lähedal, aga korv ei saanud, aga mingi vaadake kui lähedal või äkki saime seal Olari. Tegime nendega siis Keilas ringi. Nautige meie mähkimist ja tehke meiega siis see ring kaasa. Ehk jah, kellele discgolf meeldib, siis minge vaadake seda videot ja päris lõbus oli. Nii et jah, jätan lingi alla ka. Aga nüüd näitan siis ühe harjutuse, mis on üks hea harjutus. Näitan siis erinevad versioonid, et kui oled juba tugevam, saad raskema versiooni teha. Ja jah, see on üks harjutus, mis mulle meeldib teha ja see on siis suusas tähtis. Aga alustame siit. Esiteks, see koht peab olema tugev ja selg vastu maad, et käsi ei lähe siit alt läbi. Nii, siis lähed siia, jalad 90 kraadi ja siis hakkad vahetama. Paned jala täiesti sirgeks
ja vahetad. Ja teed pigem aeglaselt. Ja vahetad. Ja siit on kogu aeg maas, et ei tule. Kui siia vahe juba jätad, siis on pahasti. Kui see on liiga lihtne juba, siis selle saab teha raskemaks. Näiteks võtame selle mati. Selle mati me keerame niimoodi, et selle näär, millest saab üle olla. Siis ma lähen sellest äärest üle, et tuhar on maas ja siis me teeme selle sama asja. Me tuleme ülesse, nüüd on näha, see on üleval ja seda peab hoidma. Juba siin on natuke raske olla. Ja siis hakkad seda sama asja tegema. Vahetad ja rahulikult. Ja see on juba päris raske, et võtab mulgi värisema. Ehk jah, see hoiab seda kohta, seda puusa ja siis ongi, kui lased juba siia, siis tead juba kõik, et siis tee juba seda kergemat versiooni. Aga tood siia ülesse ja hakkad vahetama. Oih, nüüd ma vajusin ka alla, igatahes. Jah, seda tuleb küll rahulikult teha, leida selle koha, kus sa jaksad ennast üleval hoida ja siis vahetad. Ja selg on kogu aeg vastu matti. Selg ei tule üles. Ja kui ei jaksa, vajud alla ja nii ongi. Saad siit korra puhata ja siis tuled ülesse ja uuesti ja vahetad. Jah, see on väga hea harjutus. Mu treener Kalju mulle näitas seda ja ma olen selle üle võtnud. Ehk see on minu tänane soovitus teile. Minge trenni, tehke trenni vähemalt nii kaua, kui see video kestis. Ma arvan, et see on päris hea diil. Tehke seda ja ma arvan, et ongi. Võib-olla kunagi ma teen täitsa mingisuguse oma kava, mida saate siis järgi teha minuga koos. See oleks minu arust päris lahe. Ma panen endale selle kirja ja kui mul meelest ära läheb, siis andke teada. Aga igatahes jah, ma loodan, et teile see video meeldis. Pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. See on see sama lennuk.